Tervist! Mina olen Arto Saar, Paide linnameeskonna kogukonna ja arendusjuht. Täna oleme tulnud siia Ülejää treeningkeskusesse ja rääkida siin sellest, mis siin saama hakkab tulevikus ja mis siin juba olnud on. Nii et tulge, lähme vaatame. Siin praegult Ülejääl on meil 2 täismõõtmetes murustaadionid, mis on päris harukordne Eesti jalgpallimaastikul. Ja igal suvel toimuvad siin Naturali suvelaager, X-Meti turniirid, pluss iganädalased noortetrennid ja noorte Eesti meistrivõistluse mängud. Ja me tahame seda veel paremaks ja ägedamaks keskuseks teha. Ja kohe te saate teada, kuidas seda teha, sest siin on mõned head plaanid. Siin taga näeme ilus roheline mets, ja see vaikus siin ja see on väga mõnus ja hoiab tuult kinni. Aga selle metsaga on see kehva lugu, et meil kipuvad sinna pallid lendama ja selle jaoks on meil vaja kaitseaeda. Me oleme siin ühe projekti raames ühe väikese kaitsevõrgu püsti pannud, aga see ei ole visuaalselt ilus ja tegelikult lõpuks on meil väga palju seda pinda, mis on katmata, nii et me soovime siia teha mõnusa kaitseaia nii enda tarbeks kui ka visuaalses mõttes, et oleks mõnus ilus keskus meil. Ajalooürikutest tuleb välja, et siin Paide Ülejää staadionil on sporti tehtud juba üle 100. Siin on mängitud jalgpalli, siin on kergejõustikku tehtud, aga ka motopalli, mis oli, ütleme nii, et Eesti kõige kõvema motopalli nii-öelda kodu üldse. Aga me motopalli siin mängime ei hakka, me mängime jalgpalli ja teeme seda parimates tingimustes. Ja sellest sügisest käivitus ka Paide linnameeskonna jalgpalliakadeemia, mis on üks ainulaadsemaid Eestimaal, kus 20 noort poissi tulid Järvamaa kutsehariduskeskusesse, et iga päev teha 2 mõnusat jalkatrenni, samas omandada teadmisi põnevatelt erialadelt. Nii et see sügis tuleb ikka eriti vinge. Hea ettevõtja, see Ülejää staadion võib olla sinu projekt. 350 meetrit aiapinda võib olla ettevõtjate parim reklaampind üldse, mis siin Järvamaal pakkuda on. Nii et tule pane meie noortesüsteemile ja meie tulevikule õlga alla ja teeme selle Ülejää staadioni säravaks, ägedaks ja võimsaks treeningkeskuseks.